Tänu, Isa, me täname ja kiidame, Issand, et sinule meile sõna, Issand, jagada, Issand, ava meie südame silmad, nägema su seaduse imesi ja ava meie kõrvad kuulama su häält ja et see oleks meile meeleparanduseks, see oleks meile juhtimiseks, et see oleks meile lohutuseks, kasvatamiseks, nõumimiseks. Issand, võtame kõik vastu, mis sinu terav mõõk tahab meie südamega teha. Isa, me täname ja kiidame ja kõik, mis on pühast vaimust, las ta teeb ja kasvatab head vilja ja mis ei ole pühast vaimust, las läheb ühest kõrvast sisse ja teisest välja, ärgu tehku mingit kahju. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd ma annan oma armsale naisele. Armu ja rahu. Vahepeal oleks nagu väike puhkus olnud ja parafraseerides tuntud väljendid saan öelda, et kuuldused minu vaimsest surmast on tugevasti liialdatud. Ja see, mis ma täna räägin, tegelikult andis Jumal selle mulle juba eelmine laupäev, aga et meil oli sünnipäev ja saime 1-aastaseks ja meie armas õde Agnes ütles väga hästi, et tema väike Kaspar on siis meie kogudusest 7 päeva vanem. Jah, 7 päeva vanem, et jalad on all, tahket toitu võtab ka, aga kannab mähkmeid. Nii et nii me edasi peame minema, et nendest mähkmetest tuleb ka nüüd lahti saada. Ja nagu me Jumala sõnaga teame, et kui Jumal annab sõna, siis annab ta eelkõige mulle. Ja mina pean ennast läbi katsuma, aga mis ma jagan, võib-olla keegi saab ka endale toeks, julgustuseks või kasvatamiseks. Kirjakohana huvitaval kombel eelmine nädal kõik rääkisid sellest ja oli ka mul see kirjakoht antud. Esimene Korintlaste 2:9. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrvu kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meile on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on. Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala vaimu. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi, sest kes on tundnud Issanda meelt, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. See on Jumala sõna. Ja veel ütleb Jumala sõna, et Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku ja maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. See on siis 1. Korintlaste 1:27 kirjas. Tehes siis enda moodi korralikku kodutööd, lugesin piiblist selliseid kangelasi. Taavet, noor karjapoiss, oma vendadest kõige vähem tõenäoline kandidaat kuningaks, kuid võitis Goljati ja sai Iisraeli üheks suurimaks kuningaks. Taavet võiti kuningaks, kuid ta alistus Saulile seni, kuni Jumal selle määranud oli. Mooses, ta pidas end kehvaks kõnelejaks ega ei tahtnud algul Jumala kutset vastu võtta, kuid ta juhtis rahva Egiptusest välja. Ta oli maailma alandlikuim mees Jumalale, mitte sõnakuulmatule rahvale, kellega ta kõrbes viibis. Gideon ütles ise, et tema suguvõsa on kõige nõrgem ja tema ise kõige tähtsusetum, kuid Jumal kasutas teda vaenlase võitmiseks ja üsna väikse sõjasalgaga. Joosep, vendade poolt orjaks müüdud noormees, kellest sai hiljem Egiptuses väga mõjukas juht. Joosep nägi enda kohta unenägu, mille väljarääkimine tõi talle rasked kannatused,
vendade poolt, samas need kasvatasid temast selle, mis Jumalal plaanis oli. Rutt, välismaalane ja lesk, kuid temast sai osa Messia ehk Jeesuse sugupuust. Maarja, lihtne noor naine väikesest külast, kelle Jumal valis kandma Jeesust Kristust. Ja nagu me piiblist loeme, ei käinud Maarja külast külla, et tal on and Jumalalt laps sünnitada. Taas oli tema välja valitud ja ta ütles, sündigu mulle nii, nagu sina ütled. Peetrus, tavaline kalur, kellest sai üks algkoguduse juhtidest. Ta kutsuti teenistusse ja ta ei pakkunud ennast mitte kusagile. Ja viimasena nimetan apostel Paulust, olles algselt tunnistatud variser Benjamini sugupuust ja nii edasi, siis pärast pöördumist kogest nõrkusi, tagakiusamisi, vangistust, kuid just tema kaudu levis evangeelium paganate seas laialdaselt. Ei kiidelnud ta oma Anniga igal pool peksa saada, vaid tänas Jumalat enda valimise eest ja kannatuste vääriliseks olemiseks. Ja ta oli Jeesusele täielikult alistunud. Taavet on loomulikult selles loetulus üks eredamaid näiteid. Kui prohvet Samuel tuli uut kuningat võidma, vaatas ta esmalt ju vanemaid ja tugevamaid vendi, kuid Jumal ütles talle kindlalt, et inimene vaatab välist, Jumal aga südant. Nii valiti kõige vähem tõenäoline kandidaat. Ja kogu piiblis on läbiv mõte, et Jumal kasutab neid, keda inimesed peavad liiga nooreks, nõrgaks, vaeseks, harimatuks või tähtsusetuks, et näidata, et tulemus ei sõltu inimese jõust või inimese tarkusest. Mõtleme hetkeks, kui uskumatu oli, et Jumal valis Taaveti võitlema hiiglase Goljatiga. Taavet oli noor poiss, kui Jumal ta kutsus. Ta oli nii ea poolest noor kui ka füüsiliselt ebaküps, et Goljat võttis seda naljana, kui nägi, kes oli saadetud temaga võitlema. Hiiglane naeris, kui nägi, kelle Jumal oli valinud. 1. Samueli 17:43 räägib meile, et Goljat ütles, kas ma olen koer, et sa tuled minu juurde kepiga, ja vilist sajatas Taavetit oma jumalate nimel, kes oleks võinud aimata, et Jumal valib noore, kogenematu poisi nagu Taavet selle hiiglase kukutamiseks. See võis maailma silmis naeruväärne tunduda, no ilmselt tundus ka, aga see noor poiss, kes kartmatult Goljatile lahingus vastu astus, oli täpselt see inimene, kelle Jumal valis. Seda silmas pidage mõelgem, mida Paulus ütleb Korintlaste 1:27, aga Jumal on valinud maailmas rumalad, et nad teeksid häbi tarkadele, ja Jumal on valinud maailma ees nõrgad, et nad teeksid häbi vägevatele. Sõna nõrk on kreekakeelne sõna astene. See kirjeldab midagi, mis on alaväärne, teisejärguline, madala kvaliteediga ja halvem, nii et see on peaaegu naeruväärne. Kui Paulus selle kirja kirjutas korintlastele, oli see kogudus linna naeru aluseks. Tegelikult peeti usklikke kogu Rooma impeeriumi naeru aluseks. Valitsus pidas kristlasi nõrgaks, armetuks, haletsusväärseteks ja kasututeks religioossete idiootide rühmaks. Nad olid sõna otseses mõttes naljade sihtmärgiks ja neid peeti mõttetuks prügiks. Ja paralleelid tänapäevaga on täiesti olemas. Ometi pöörasid needsamad kristlased omal ajal maailma pea peale ja evangeliseerisid Rooma impeeriumi. Oma vankumatu vastupidavuse ja Jeesus Kristusele pühendumisega vabastasid nad Rooma paganlikust religioonist ja sillutasid teed evangeeliumi levikuks kogu maailmas. Tänapäeva uskmatu maailm suhtub kogudusse väga sarnaselt. Me näeme, et saatan kardab usklikke, sest ta teab nende võimu ja autoriteeti. Seepärast kasutab ta meelelahutustööstust, haridusasutusi ja teisi inimlikke vahendeid, et proovida kogudusi halvustada ja panna paistma see ebaolulise tähtsusetuna. Järjest rohkem saatan kasutab ka nii kogematuid poolkristlasi, et tekitada tülisid, lahkmeelt ja valeõpetuse järgimist.
Paulus ütles korintlastele, Jumal on valinud maailma nõrgad, et häbistada vägevaid. Sõna segadusse ajada on kataisuuno, mis tähendab häbisse panema, piinlikku olukorda panema, segadusse, frustreerima või hämmeldama. Sõna vägevaid on kreeka keeles tunatoi, mis kirjeldab poliitilise võimuga inimesi. Kui pidada meeles, et Rooma impeeriumi poliitiline haru püüdis algkirikut hävitada, saab selgeks, et see salm on tegelikult väga võimsa sõnumiga. Ja see meie otsetõlkes siis oleks, Jumal on valinud need, keda maailm peab armetuks ja jõuetuks, isegi naeruväärseteks, ja just neid kasutab Jumal maailma poliitiliste jõudude segadusse ajamiseks, nurjamiseks ja frustratsiooniks. Kõlab teistmoodi. Tavalised olid inimesed, kelle Jumal valis. Nad olid issandas nii vägevad ja võimsad, et nad võitsid maailma Kristlusele omal ajal. Seega lõpetagem enda pidamine kellekski, kes on alaväärne, teisejärguline, madala klassiga. Ainus tingimus on, et kui te olete täidetud Jumala vaimuga ja teil on Jumala kutse teie elus, keda peaks huvitama, mida maailm arvab, isegi kui teie anded ja talendid tunduvad väikesed võrreldes sellega, mis teistel on, ei tähenda see, et te olete Jumala kandidaatide nimekirjast välja arvatud. Ja just need sinu nõrkused ja ebapiisavuse tunded teevad just sind kandidaadiks Jumala teenistuses. Jumal otsib just meie sarnaseid, sinu ja minu sarnaseid inimesi, sest ta teab, et ta saab au selle eest, mida ta meie kaudu teeb. Sa oled just selline inimene, keda Jumal tahab kasutada. Ja pane tähele, kui sa oled küps Kristuses. Aga kui sa pole küps Kristusel, toon näidete põhjal välja beebikristlaste ja küpsete kristlaste erinevused. Isegi tuli mõte, et paneks siia lutipudeli ja paneks leivaviilu, aga ei raatsinud lutipudelit osta. Nii, ja siis, mis siis on? Jumala sõna ütleb, et kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Seda ütleb 1. Korintlastele 13:11. Üks suurimaid tragöödiaid kristlikus maailmas ei ole usklike puudumine, see on usklike rohkus, kes on jäänud vaimselt ebaküpseteks. Näide mõne kristlase ettekujutusest pühast vaimust. Olen oma laua taga kuulnud, kes väidab, et läksin poodi ja püha vaim aitas otsustada, millise pesupulbri ma ostan. Kas ma ostan Omo või ostan Arieli? Kas ma ostan 1 pätsisaia või ostan 2 pätsisaia? Või ostan hoopis kooki või millise tordi ma ostan? Kõlab ju püha vaimu moodi. Päriselt või? Ja selle asja teeb veel lootusetumaks see, et see sõna öeldakse ka välja, aga ei oskata sellele mingit järeldust öelda. Nii et selliste beebide kohta mina ütlen, et nad pole emme tissi otsa ka veel jõudnud. Sest kui ka beebi peab teadma, et püha vaim juhib meid tõe sisse, ta ütleb seda selgelt Johannese 16:13, aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Ta kuuleb asju Jumalalt. Ja nüüd küsimus, kas tõesti Jumal arutleb meiega pesupulbrist näiteks? Ilmselgelt Jumala soov ei ole ainult see, et meid päästetaks. Tema soov on meie kasvamine Kristuse täiusesse. Päästmine on uks, aga küpsus on eesmärk, peamine siht, mille peame me veel siin saavutama. Nii paljudki usklikud on aastaid koguduses käinud, kui nad mõtlevad, reageerivad ja elavad endiselt nagu vaimsed beebid. Taevas inglid tähistavad teie sündi kuningriiki, aga Jumal ootab ka teie kasvu. Kristlik küsimus ei ole ainult, kas te oled päästetud, veel tähtsam küsimus on, kas sa oled kasvamas. Läbikatsumiseks esitagem näiteks selline küsimus.
kui Jumal praegu vastaks iga sulle palvele täpselt nii, nagu sa küsid, kas see näitaks sinu südames vaimset küpsust või ebaküpsust? See on üks koht, kus me peaksime peatuma ja mõtlema. Beebikristlased keskenduvad sellele, mida Jumal neile anda saab. Vaimsed beebid pöörduvad Jumala poole sageli peamiselt õnnistuste, läbimurrete, tervenemiste, materiaalsete asjade ja loomulikult imede saamiseks. Nende palved kõlavad nii: Issand, õnnista mind, Issand, anna mulle, Issand, nüüd kasuta mind. Ja Jumalale meeldib oma lapsi õnnistada, aga ebaküpsus ehk beebikristluse fookuses on pigem annid kui andja. Heebrealaste 5.13: igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väetilaps. Kui tuua veel välja erinevusi beebikristlaste ja küpsete kristlaste vahel, siis beebikristlane küsib, mida saab Jumal minu heaks teha. Küpskristlane küsib, kuidas saab minu elu Jumalat austada. Ja veel mõned tunnusjooned. Beebikristlased solvuvad kergesti ja nad on emotsioonide kontrolli all. Tohutu eneseõigustamine, kaeblemine, oma õiguse otsimine. Need vabandused, mida nad teevad, on samuti emotsionaalsed. Need on vabandavad, ennast vabandavad, ennast õigustavad. Aga mul oli paha päev, ma olin sel päeval emotsionaalne, aga tegelikult ma olin hoopis tema peale pahane ja nii edasi. Täna ma just mõtlesingi sellise asja, et autoga sõitsin poodi ja tuli siuke mõte pähe, et ma pean selle ka välja tooma. Enne kõike endale ja siis teile läbikatsumiseks. Et andeks palumine on küpse kristlase tunnus. Andeks andmine on käsk ja nõuda andeks palumist jääb beebidele. Andeks palumine on küpse kristlase tunnus. Andeks andmine on Jumala käsk ja nõuda andeks palumist, see jääb beebidele. Üks ainus korrigeerimine võib beebid panna kogudusest lahkuma. Üks pettumus võib panna nad Jumala headuses kahtlema ja üks vastuseta palve võib panna nad ka Jumalas kahtlema. Aga pange tähele, Efeslaste 4.14, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. Vaimseid beebisid liigutavad olud ja olukorrad, nad on veel oma õigluses ja õigsuses nii kurikindlad, et kas pole veel lugenud või on ära unustanud, et meie õigust peab Jumal pühmeks. Aga küpseid usklikke liigutab veendumus. Nad saavad Jumalalt sõna, nad oskavad seda tõlgendada, nad julgevad seda kasutada, nad ei manipuleeri kunagi Jumala sõnaga. Nad ei pea kinni prohvetliku Jumala sõna, sest see peab pulbitsema välja. Ei ole nii, et täna ei ütle, homme ütlen natuke ja ülehomme võib-olla siis vaatan. Elihu näiteks Hiobi 32.18 ütleb, sest ma olen täis sõnu, vaim mu sees sunnib mind. Vaata, mu sees on nagu vein, millel puudub väljapääs. Otse kui uus nahkastja on see lõhkemas. Ma pean rääkima, et saada enesele õhku. Ma pean avama huuled ja vastama. Ma ei taha olla erapoolik ega kedagi meelitada, sest ma ei või meelitada, kui kergesti võiks mu looja mind siis ära võtta. Päris karm sõna prohvetile, on ju? Läks prohveteerimise isu ära. Beebikristlased otsivad lohutust muutumise asemel ja pidev kaeblemine käib sellega kaasas. Nad tahavad sõnumeid, mis panevad neid end hästi tundma, kuid nad väldivad sõnumeid, mis neid proovile panevad. Nad küll armastavad lubadusi anda, kuid seisavad vastu protsessile. Nad kuulutavad oma vigadest, kuid mida nad ei tee, on nendest pöördumine. Beebikristlane ütleb koguduses, et siin pole armastust ja tahab seda saada. Küps kristlane tuleb ja jagab armastust, sest neil on endil seda armastust, mida jagada. Beebikristlane tuleb ja ütleb, et kogudus on pime,
küps kristlane toob selle valguse, sest neil on see olemas ja nad tahavad seda jagada. Beebikristlane saab omaenese õigsuse tundega kutsuda üles palvetada, et Jumala poolt pandud kogudus saaks tõeliselt vabaks Jeesuses Kristuses. Küpskristlane teab, et see on kohutmõistev ja palub hoopis Jumala juhtimist. Ricky Joyneri sõnul on koguduse kritiseerimine teatamine, et Jumala valik ja töö pole täiuslik. Jumala sõna ütleb ilmutuse raamatust, ilmutuse 3.4, kuid Sardeses on mul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivaid ning need saavad kõndida koos minuga valgeis rõivas, sest nad on seda väärt. Ei tohi kogu kogudust kritiseerida. Matteuse 25.45 lisab, siis ta vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged, aga igavesse ellu. Seda ütles Jeesus. Seega koguduse üle kohut mõistes mõistad sa kohut kõigi seal olevate kristlaste üle, sest kogudus on üks ihu. Jätame selle meelde. Beebikristlased ihkavad krooni, kuid nad lükkavad tagasi risti. Rist on raske, miks seda kanda? Kuid kirja on pandud Matteuse 16.24, Markuse 8.34 ja Luuka 9.23. Siis ütles Jeesus kõikidele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Ja Roomlaste 8.29 lisab, sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Jumal ei ole huvitatud ainult beebikristlaste mugavusest ja nende ihade ja soovide täitmisest. Jumal on pühendunud sind püha vaimu kaudu Kristuse sarnaseks muutumisele. Küpsed kristlased seevastu taotlevad Jumala kohalelu tema kingituste asemel. Küpsusklik mõistab, et suurim õnnistus ei ole see, mida Jumal annab. Suurim õnnistus on Jumal ise, et meid on kutsutud ja et meid on valitud. Nagu Moosese oma muutub ka nende kristlaste hüüd. 2. Moosese 33.15. Kui sinu pale ei lähe meiega, siis ära saada meid siit üles. Küpsed usklikud teavad, et kõik vägi tuleb Jumala kohalolust. Küpsed usklikud teavad, et kõik tarkus tuleb tema kohalolust. Ja küpsed kristlased teavad, et muutumine tuleb Jumala kohalolust. Küpsed kristlased mõistavad kasvamise protsessi. Vaimne küpsus õpetab, et iga viivitus ei ole eitav vastus ja kõik lahingud ei ole karistuseks ja iga kõrb ei ole Jumala poolt hülgamine. Jaakobuse 1.2 ütleb, pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajake. Nii panite tähele, kui ilusti see kõnas kuuldub, eks? Just elasin läbi oma pisikese kristliku kannatuse ja minu liha kiunus küll kui põrsasaia vahel. Aga ristile ta veetud sai ja ennäe, valu kadus ka kohe. Beebikristlasena me küsiks, et miks see minuga juhtub? Jumalale tänu, ei küsinud. Küpse kristlasena küsime, issand, mida sa minust tahad muuta? Jah, Jumal, ma muutun. Sinu abiga ma saan muutuda. Küpsed kristlased mõistavad, et Jumal kasutab eesmärgi ilmutamiseks survet. Küpsed kristlased elavad ilmutuse, mitte emotsioonide järgi. Nende usk tugineb Jumala sõnale, mitte tunnetele. Kui emotsioonid kõiguvad, jäävad küpsed usklikud kindlaks. Kui tormid tõusevad, jäävad nad ankurdatuks. Sest 2. Korintlaste 5.7 ütleb, sest me käime usus, mitte nägemises. Küpsus on see, kui Jumala sõna saab suuremaks kui teie praegused olud. Küpsed kristlased kannavad vastutust, beebid tarbivad. Küpsed usklikud panustavad, beebikristlased nõuavad tähelepanu. Ikka ja sama, mina tahan ja kohe tahan. Küpsetest usklikest saavad teenijad,
Galaatia 4.1 ütleb, nii kaua kui pärija on alaealine, ei erine ta orjast. Kuningriigi ehk meie koguduse küpsust mõõdetakse vastutuse, mitte populaarsuse järgi. Mida küpsemaks me saame, seda rohkem Jumal usaldab meile ülesandeid. Paljud usklikud palvetavad edutamise eest, samal ajal küpsusele vastu seistes. Aga Jumal ei pane ametitesse soovi põhjal. Jumal teeb edu võimete põhjal. Sest Jumal ei saa anda sulle kunagi sellist auhiilgust, mida sinu iseloom ei suuda taluda. Seega küps kristlane peab teadma ja teab, et enne ülendamist tuleb ettevalmistamine ja enne juhtimist tuleb alistumine. Aga miks Taavet meeldis Jumalale? Sellepärast, et Taavet usaldas Jumalat. Kui ta läks võitlema Goljatiga, ütles ta, et võit ei sõltu mõõgast ega odast, vaid Jumalast. Taavetil oli Jumala järgi süda. Piiblis nimetatakse Taavetit meheks Jumala südame järgi. See ei tähenda, et ta poleks eksinud, vaid et ta siiralt armastas Jumalat ja tahtis tema tahet täita. Taavet kahetses oma patte täiesti siiralt. Seda siirast meeleparandust me saame lugeda psalmis 51. Ja ta oli alandlik. Kuigi ta oli kuningas, mõistis, et ta vajab Jumalat. Paljud tema psalmid näitavad sõltuvust Jumalast, tänu, kiitust ja abi otsimist. Ta ei olnud täiuslik, kuid ta oli õpetatav. Seda otsib Jumal meist ka praegu. Ja kui tuleb mõistmine, et lahingud, millega me täna silmitsi seisame, ei pruugi olla rünnak minu hävitamiseks. Need on pigem harjutused, mis valmistavad mind ette homseks ülesandeks, siis saabub ka vabadus. Ja mul on täna üks väike palve, see on muidugi kõige rohkem mõeldud minule endale, aga kes soovi tunneb, saab loomulikult kaasa palvetada. Issand, tänan sind, et sa tuletasid mulle meelde. Ma ei ole esimene, kes usus käib. Teised on seda teed enne mind käinud. Ja nad tegid seda väe ja armuga. Kui nemad suutsid seda teha, tean, et suudan seda ka mina. Aga mul on vaja sinu abi, et see kõik läbida. Seega otsin ma täna sinult, Jeesus, kõike, mida ma sisemiselt vajan, et edasi liikuda ja saavutada asju, mida sa oled mulle määranud. Taevane Isa, ma tänan sind, et kutsud mind sügavamasse küpsusesse. Päästa mind vaimsest beebiast ja kasvata ja arenda minus Jeesuse Kristuse iseloomu. Tarkust, eristamisandi ja usku. Aita mul igatseda sinu kohalolekut üle iga õnnistuse ja sinu tahet üle oma enese ambitsioonide. Las iga katsumus annab jõudu, iga parandus annab kasvu, iga aastaaeg viib mind sulle lähemale. Muuda mind selliseks usklikuks, kes peegeldab Jeesust mõttes, sõnas ja teos. Jeesuse Kristuse vägevas nimes. Aamen. Amen. Ja kogu teema lõpetamiseks nüüd veel paar mõtet. John Bevere on öelnud, kuid piibellik usk ei seisne oma soovide väljendamises ega oma saatuse loomises. See seisneb Jumala sõna kuulmises, tema lubaduste usaldamises ja oma elu vastavusse viimises tema eesmärkidega. Erinevus on märkimisväärne. Üks lähenemisviis seab kesksele kohale mina, teine paneb kesksele kohale Jeesuse. Tsitaadi lõpp. Tähendab, tõeline küpsuse märk ei ole see, kui sügavalt
me kummardame, kui kaua me palvetame või kui palju me teame. Tõeline küpsuse märk on see, kui palju on meis näha Kristust. Küps kristlane palub Jumalalt, et ta mitte ainult ei õnnistaks mind, vaid et ta kasvataks mind. Et ta mitte ainult ei kasutaks mind, vaid et las Jumal muudab mind. Meie kasv peaks olema beebieast vaimse küpsuseni, sõltuvusest majandamiseni, emotsioonidest ilmutusteni ja nagu ma juttu alustasin, piimast leivani. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.